Peale Sagrada Familiaga tutvumis on meil plaanis ekskursioon Barcelona vanalinnas. Katedraali esisel väljakul ootab meid aga üllatus. Kuna on puhkepäev, mängib siin välilaval väike orkester. Muusikasaartel aga tantsib rahvas ringis Kataloonia rahvatantsu. Tantsugruppe on moodustunud mitu ja tantsijad on põhiliselt vanemad inimesed. Sellele Kataloonia ringtantsule on pühendatud ka terve skulptuuride grupp, mida nägime Montjuïqui mäel. Ju ta on siis nende kultuuris üsna tähelepanuväärne nähtus. Jätame kohalikud tantsima ja lõputsema ning liigume edasi Barcelona katedraali uudistama, mis asub siinsamas kõrval. Barcelona keskel asuv Märter Eulaliale pühendatud katedraal on üks suuremaid gotistiilis ehitisi terves Hispaanias. Katedraali kaunistavad 2 fassaaditorni ja 2 8-nurkset torni. Keskmise torni otsa on püstitatud püha Eulalia skulptuur. Kirikus sees altari all on püha Eulalia krüpt, kus hoitakse marmorkirstus selle 4. sajandi Märtri säilmeid. Kiriku põhiline ehitus kestis ligi 150 aastat. Alustati 1298 ning lõpetati 15. sajandi keskpaigas. Ehitatud on ta gooti stiilis, hiljem lisati ka neogootika elemente. Kiriku mõõtmed on 93 × 40 meetrit ning 8-nurkse peatorni kõrgus on 70 meetrit. Legend räägib, et Eulalia pandi ühel linna avalikul väljakul alasti häbiposti. Kuid siis hakkas keset südakevadet sadama taevast laia lund, mis varjas tema alastuse. Raevunud roomlased toppisid siis Eulalia tünni, mille seinad olid nugadega läbi pikitud ja lükkasid tünni mööda tänavat allamäge veerema. Kiriku keskel asub siseõu, mis on ka külastajatele avatud. Siin elavad ühes kellatornis 13 valget ane. Eulalia oli vaid 13-aastane, kui ta suri Märtri surma. Seepärast on ka anesid täpselt 13. Katedraalist lahkudes sukeldume vanalinna kitsaste tänavate laburinti. Barcelona vanalinna võib tinglikult jagada 3-ks. Gooti kvartal, La Ribera kvartal ja Ravalli kvartal. Kõige vanem neist on gooti kvartal, mida kutsutakse Barri Gothic. Selles kvartalis teemegi väikese ringkäigu. Kvartal asub La Rambla pulvari ja Via Laetana prospekti vahelisel alal. Gooti kvartalit võib pidada vabaõhumuuseumiks oma keskaegsete gootistiilis majade ja kirikutega. Siin on säilinud ka palju roomaaegseid ehitisi. Gootide ajast on säilinud mõned elumajad ning keskajast on pärit katedraal, mida ka meie käisime uudistamas. Gooti kvartalis asub kuningaloss, mis oli Barcelona krahvide residents, hiljem aga Aragoonia kuningate elupaik. Kompleks koosneb 3 erinevast suurest hoonest. Peahoone Saló del Tinell oli algselt ehitatud juba 11. sajandil ning ta rekonstrueeriti 14. sajandil kuningas Peeter IV poolt. Teine hoone, Püha Agata kabel, on ehitatud kuningas James II poolt, Kataloonia gooti stiilis ning oli mõeldud kuninglikuks kabeliks. See kujutab endast 8-nurkset torni varasemast 14. sajandist. Kompleksi 3. hoone, Dell'Octinenti palee, lasi ehitada kuningas Charles V 16. sajandi keskpaigas. Hoone on hiliskootika ja renessansi stiilis. Tollest ajast on pärit ka 5-korruseline kuningas Martini torn. Pärast 16. sajandit ei kasutatud kompleksi enam kuningate residentsina.
meie teele jääb väike Plaza de San Jaume väljak, mille ääres asuvad üksteise vastas 15. sajandist pärit Barcelona generaliteedihoone ja raekoda. Generaliteedihoone on üks väheseid säilinud keskaegseid ehitisi kogu Euroopas, mis siiamaani täidab valitsuse residentsi funktsioone, milleks ta algselt ehitatud oligi. Meie väike ühine ekskurss vanalinnas lõpeb Plaza Reali väljakul. Väljakul asub hulgaliselt kohvikuid ja restorane ja mõned linna parimad ööklubid. Asub ta otse jalakäijate tänava La Rambla kõrval ja on üheks turistide meelispaigaks, eriti öösel. Keset platsi asub suur ümmargune purskkaev, mida ümbritsevad palmid ja Antonio Gaudi disainitud laternapostid. Väljak ehitati välja 19. sajandil ja ta on väga sarnane Garibaldi väljakuga Mexico City's. Kataloonia väljak kujutab endast suurt platsi Barcelona keskel, mis rajati 19. sajandil pärast keskaegsete linnamüüride lammutamist. Ta on nii linna keskus kui ka koht, kus kohtuvad vanalinn ja uuem 19. sajandil rajatud Eixample linnaosa. Sellel väljakul saavad kokku mitmed linna tähtsamad tänavad ja avenüüd. Alapindala on 50 000 ruutmeetrit. Eriti tuntud on ta just oma purskkaevude ja skulptuuride poolest. Kataloonia väljakut ümbritseb hulgaliselt teatreid, kohvikuid, restorane, kaubamaju, hotelle ja ka pangahooneid. Siin toimusid ka peamised valitsusevastased meeleavaldused 2011. aasta mais. Üllatav on siin tuvide rohkus ja need toitvad inimesed. Linnusööki müüakse otse putkades. Lindude söötmisega on ametis terved pered, lastest emade isadeni välja. Ja keegi ei karda mingeid haigusi ega batsille. Meie lastearstide ja muidu üliagarate tegelinskite hädakisa oleks ammu sellises olukorras lämmatanud mõistuse hääle. Õnneks ei ole barcelonakad nii rumalad, et võtta oma lastelt ja ka iseendalt selline vahetu kontakt elava loodusega. Kataloonia väljakult mööda Rambla tänavat mere poole liikudes jõuame Columbuse monumendini. See kujutab endast 60 meetri kõrgust sammast, mis püstitati seoses Barcelona 1888. aasta maailmanäitusega. Asub ta kohas, kuhu Columbus saabus Hispaaniasse tagasipöördumisel oma esimeselt reisilt Ameerikasse. Monumendi tipus seisab 7,2 meetri kõrgune pronksist Columbuse kuju. Parema käega näitab ta läände, uue maailma poole. Vasakus käes hoiab ta ka pergamendirulli. Sammas asetseb 8-nurksel piedestaalil ning teda toestavad 4 tugisammast. 8 pronksist bareljeefi kujutavad tähtsamaid momente Columbuse esimeselt Ameerika reisilt. Kogu piedestaal on veel kaunistatud 12 kujuga. Need skulptuurid tähistavad isikuid, kes miskil määral olid seotud Columbuse ja tema reisiga. Ja nagu oleks kõigest sellest veel vähe, on samba ümber paigutatud 8 võimast lõvikuju Columbus turvama. Monumendi püstitamisega taheti teadvustada fakti, et just Barcelona oli see koht, kus Christopher Columbus kandis kuninganna Isabellile ette oma reisi tulemustest. Et ärasõiduni jäi veel ligi 1,5 tundi aega, võtsin ette jalutuskäigu mööda mereäärset promenaadi. Kaldapealsel kasvasid mitmes reas palmid. Promenaad ise oli kaetud aga keraamiliste plaatidega. Promenaadi lõppedes jätkasin teed mööda mingit laia pulvarit ning ootamatult jõudsin Citadelli pargi väravadeni.
Peale rajamist endise tsitadelli territooriumile 19. sajandi keskel oli see koht aastakümneid lihtsalt populaarne linna haljasala. Seoses Barcelona esimese maailmanäitusega kujundati siia park, millest sai ka näituse keskus. Mõned tollal ehitatud hooned seisavad omal kohal kuni tänaseni. Näiteks restoranihoone, kus praegu asub zooloogiamuuseum. Endises Arsenali hoones on kohal leidnud aga Kataloonia parlament. Pargis on ka oma järv, mida kaunistavad pisikesed maalilised saarekesed lopsakalt kasvavate puudega. Vees ujuvad ringi kalad nii üksikult kui ka parvedes ning kividel võib näha peesitamas pisikesi kilpkonnasid. Järve idakaldal seisab suur kivist mammut. Lastel on selle londil hea turnida ja ka endal oleks selle taustal hea poseerida, kui leiduks pildistaja. Pargi põhjapoolses nurgas järve vastas asub aga uhke purskkaev kaskaad. See avati algselt 1881. aastal ilma skulptuurideta, kui sai pressi poolt hävitava hinnangu osaliseks. Siis otsustati ehitada juurde suur triumfikaar, mille tippu kroonib kuldne Aurora 4-hobuse rakend. Lisaks veel mõned vähema tähtsusega atribuudid ning asi oli vastuvõetav nii pressile kui ka külastajatele. Uut lahendust demonstreeriti esmakordselt maailmanäituse avamisel. Vähesel määral oli kaskaadi ehitusega seotud ka Antonio Gaudi, kes tollal oli veel tundmatu üliõpilane. Pargis asub ka loomaaed, mis oli kuulus oma lumeelvekese nimelise valge gorillaga. Kahjuks suri see kaunis loom 2003. aastal 37 aasta vanusena.